Erki Pehk saatis mulle sõnumi, milles oli kirjas, et kas ma olen valmis tegema väga verist koostööd temaga. Ma arvasin, et lugu, mida mulle pakutakse, on Macbeth, Verdi Macbeth, sest et olen ise seda kurjamit mänginud ja ka lavastanud, seda küll harrastusnäitlejatega. Ja kui ma nii-öelda küsimuse vormis vastasin, et põhimõtteliselt olen, aga millega on tegu, siis rääkis ta mulle Verdi Attilast. Ja loomulikult kuulasin me seda erinevates variantides mitu korda üle, aga põhimõtteliselt jah, ütlesin ma talle juba enam-vähem kohe, sest et vaikselt on mu peas käinud see mõte, et ma kunagi võiks proovida midagi suurt ja ooperlikku sõna otseses mõttes. Küll ei arvanud ma, et see nüüd kohe juhtub lähiajal, võib-olla 20 aasta jooksul. Aga kui selline pakkumine tehti ja need siin Pärnus toimunud ooperid, nende esietendused ja nende lavastajad on olnud äärmiselt eripalgelised, olgu siis Mati Unt või Marko Matvere või, et sattuda sellesse uhkesse ritta on väga, väga õilis. Esiteks arvan ma, et tuleks tulla vaatama juba ainuksi sellepärast, et see on minu esimene suur ooperilavastus, aga mitte see ei ole kõige tähtsam. Ma usun väga muusikajuht Erki Pehki, loomulikult kunstnik Madis Nurmsi, kes on äärmiselt laheda visuaalse nägevusega ja loomulikult artistid. Et see kõik kokku kutsub teid